Tere pärastlõunat. Me oleme tänase pika päeva jooksul kuulnud Eesti majanduse, konkurentsivõime sellist kraadimist päris mitme nurga alt. Et me arutasime siin ekspordi ja väliskaubanduse üle, oli põhjalik ülevaade ja võrdlus Balti riikide vahel, arutasime elektri hinna ja taastuvelektri väljavaadete üle, samuti kapitali kättesaadavuse üle. Aga tõsi, et neid olulisi raamtingimusi tegelikult on mitmeid veel, millest me täna pikemalt ei ole jõudnud vestelda, näiteks tööjõud või maksupoliitika. Aga sellise kuuldud, laiema ülevaate kõrval on tegelikult igal valdkonnal ja ka igal ettevõttel väga selgelt oma lugu. Ja ma arvan, et selles vestlusringis me võiksimegi natukene arutada selle üle ja kuulata, et mis on teie lugu, mis on teie hinnangud tänasele olukorrale ja ka võib-olla sellele, et mis on ootused muutusteks, milliseid muutusi me vajame. Tuletan vahepeal meelde, et kõigil, kes meid veebist jälgivad, on võimalik workshop keskkonnas ka küsimusi küsida. Palun seda võimalust aktiivselt kasutada. Kes on saalis, saavad otse küsida. Et mul on ka endal siin terve rida küsimusi ette valmistatud, eks me näeme, et kui palju neist jõuame ära küsida. Aga ma võib-olla alguses teeksin sellise üsna üldise sissejuhatava küsimuse, et milline siis on teie hinnang praegusele ärikeskkonnale. Et niimoodi eestlaslikult tahaks kohe küsida selle kohta, et mis on need negatiivsed aspektid, mis on halvasti. Aga võib-olla siis tuua ka nagu paar sellist positiivset asja välja, et mis meil ka hästi on. Aga et mis on need ka siis teine pool, et need probleemsed kohad. Ja võib-olla üks nagu jätku küsimus oleks siia kohe otsa see, et mis on muutunud teie hinnangul ärikeskkonnas viimase 3 aasta jooksul. Et selline küsimus. Aga ma ei tea, hakkaks äkki Mardist pihta, et teie siis ka tegelikult mitmekülgse ettevõtjana ja ka tänase Riigikogu liikmena, et kuidas teie tunnetus selles küsimuses on? Ja suur tänu, et jah, ma kõigepealt tänan kutse eest, et mulle öeldi ka kutset saades, et ma olen selline majanduskomisjonis selline kõige suurem kriitik, et ma siis katsun seda rolli siin täita siis edasi ka. Jah, ma olen üle 30 aasta olnud ettevõtja väga erinevates valdkondades ja nüüd siin Riigikogus 2,5 aastat majanduskomisjonis olen ka üritanud siis oma teadmisi või kogemusi siis ka natukene valgustada neid majanduskomisjoni teisi liikmeid ja põhiprobleemid on väga lihtsad tegelikult, et minu arvates on see aeg möödas, kus riiki juhtisid ka mingil määral siis ettevõtlusega tegelenud inimesi oli rohkem ja võib-olla ka mingid erakonnad seal, kes moodustusidki just ettevõtjate niisuguse liiduna. Ehk siis kogemusi enam ei ole, praegu on tulnud uus plejaad noori poliitikuid, kes enam täna võib-olla ei olegi enam nii noored, aga kellel oli kogemusi ja siis käib selline hurraa poliitika. Ehk siis võetakse hästi suuri eesmärke, ei tehta tegelikult korralikku analüüsi, kuidas see asi peaks lõppema. Neid näiteid võiksin tuua, näiteks üks asi on Rail Baltic, see on küll nüüd varasemalt juba alustatud teema, eks ole, just praegu saalis oli see Rail Balticu arutelu ka. Ja loomulikult see tänane maksupoliitika, mis ilmselgelt tapab kõiki, mitte ainult siis iga inimest siin, aga ka ettevõtjaid. Ma saan aru, et kui riigil on raha juurde vaja, siis aeg-ajalt on vaja ka makse tõsta, aga selline kaootiline nagu läbimõtlemata süsteem, mis praegu toimub, see on ettevõtja jaoks eriti keeruline. Ettevõtja ei suuda tegelikult mitte millegagi enam arvestada. Sest et kui täna võetakse üks otsus vastu, võetakse üks maks vastu, põhjendatakse seda igasuguste rumalate põhjendustega, siis kui poliitikud näevad, et reiting hakkab kukkuma ja ilmselgelt võivad nad niimoodi põhja jõuda ja oma kohta mitte säilitada tulevikus, siis nad hakkavad alles mõtlema kaasa sellele võib-olla tõsisemalt. Ja see, kui ettevõtja ei tea, mis homme toimub, see on tema jaoks kõige õudusunenägu. Teine asi, ma toon kohe kiirelt välja, on see ka, et muidugi see Euroopa Liidu regulatsioonid ja selline vastutuult laskmine, nägemata seda, et me räägime siin tegelikult konkurentsivõimest ja me arutame justkui, et Euroopa Liidu konkurentsivõimest sisesest või Eesti ja Läti ja Leedu, sellest on käinud jutud. Aga me oleme tegelikult ikkagi suures ühel maamuna peal kõik koos. Ja oluline on ju, siin ka alguses ütles majanduskomisjoni esimees, et tegelikult meie põhikonkurents on ju teiste suurtega.
ehk siis seal Ameerika ja Hiinaga. Ja kui me näeme, et maailmas kliimaeesmärgid, müstilised kliimaeesmärgid seatakse number 1 esikohale ja aru saamata seda, et teised ei lähe kaasa enam sellega. Ja me ei suuda sellelt reelt maha astuda. Ja me oleme veel eestlastena nagu esirinnas, ma toon ka selle näite, et eile võeti vastu siis, arutati seda teemat, et võtta jälle 90% siis kliimaneutraalsusele üleminek aastaks 2040, siis oli 3 riiki, kes seda ainult toetasid, üks nendest oli Eesti. Et see on selline rehepaplus ja natuke kadakasakslus, kuidas me tahame alati kõiges esirinnas olla. Ma võin muidugi pikalt rääkida, aga lasen teistel ka. Ja siin kriitikat tuli üksjagu ja tegelikult see nagu resoneerus päris hästi ka tänaste varasemate ettekannetega, et siin ka Urmas Varblane oma ettekandest tõi välja, et selline määramatus on ettevõtjate jaoks üks kõige hullem asi üldse, et kui on nagu ebaselge, et mis tulevik toob. Aga mis on positiivne, mis meil siiski jätkuvalt hästi on, vaatamata viimase 5 aasta ebakindlustele ja probleemidele? Positiivne märk oli eile majanduskomisjonis oli see, et kui 2,5 aastat oleme rääkinud sellest, et meretuulepargid on ülikallid, mitte neid ehitada, siis ma isiklikult olen hästi palju võidelnud Saaremaa 330 kilovoldi selle elektriliini nii-öelda Läti 4. ühenduse sealt ülikallilt läbi viimiseks, mis rikub ka selle looduse ja kõik muud need aspektid ära. Ja olen ka toonud kõik arvandmed sinna võrdluseks, et kui seda hirmsasti ka peaks vaja olema, et siis 10 korda odavamalt saaks seda mööda maad viia, siis eile oli ka meil see sama ettekanne, mida siin Einari Kisel tegi ja üks proua veel, mul jälle läks nimi meelest ära, kus nad tegelikult ütlesid ka selle välja, et seda sama, mida me oleme siin 2,5 aastat teinud, et ei ole mõtet üle pingutada taastuvenergiaga, meil on vähemalt 40% vaja juhitavat energiat ja ma sain aru, et nüüd on hakanud see majanduskomisjonis Reformierakonna võimul olevate erakondade juures vist hakanud kohale jõudma. Ja see on väga positiivne värk, ma vägamalt loodan, et seda rumalust enam edasi ei tehta. Aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest, et lähme edasi, et Jaanus, teie juhite väga edukat, kiiresti arenevat, teadmusmahukat kaitsetehnoloogia ettevõtet, et milline on teie hinnang teie ettevõtte seisukohast, et kuidas meie ärikeskkond on ja mis on viimase 2-3 aasta jooksul oluliselt muutunud? Meie sektor üldiselt on väga palju mõjutatud sellest, mis toimub Ukrainas. Ja enne sõda Ukrainas väga kaitsesse investeeritud, tehti suuri sõnu, aga investeeringuid ei toimunud ja valdavalt ka näiteks Balti riigid ja Eesti ostsid ikkagi suuri lääne tehnoloogiaid. Ja Eesti tööstus kui sellist vaadati nagu, et las ta olla, et aitame natuke neil teha uusi ideid, Kaitseministeeriumil on paar head programmi, aga niimoodi suurelt midagi ette nii-öelda varem ei võetud. Nüüd, kui Ukrainas venelased on oma agressioonisõda pidanud, siis Euroopas on hakatud rohkem rääkima, et kaitsetööstus tuleb investeerida. Euroopas on omaselt see võtab nagu jube kaua aega. Et 3 aastat räägitakse ja siis, kui droonid kukuvad Poolas alla, siis hakatakse nagu mõtlema, et peaks tegutsema. Et see on nagu võib-olla meie sektorist vaadatuna selline nagu negatiivne pool. Et 3 aastat on räägitud, vaadatud ja jube kaua on see adra seadmine võtnud aega. Kui me võtame nüüd Eesti keskkonda, siis Eestis on olnud selline nagu komme, et meil on väga palju võimeid puudu ja siis me oleme ostnud tegelikult läänest neid võimeid ja see on üsna arusaadav, et me siin ei tooda rakette ja me ei tooda ka tanke ja siis tulebki seda läänest osta. Aga kuidagi erinevalt teiste Euroopa Liidu riikidega me kuidagi samal ajal vanasti ei tahtnud toetada oma tööstust. Et kui näiteks Poolas on nõue või kuskil Prantsusmaal on nõue, et kui sa ostad kuskilt mujalt riigist mingisugust võimet, et siis sa pead kaasama kohalikku tööstust. Ja kuidagi nemad saavad seda panna oma hangetesse sisse, aga me siin Eestis ei saa. Et see võib-olla jälle see näide, et me oleme liiga agarad Euroopa nende igasuguste direktiivide implementeerimisel. Et see on nüüd nii-öelda see, nagu see negatiivne pool, või ütleme niuke, mille üle võib-olla veriseda. Mis nüüd positiivne on see, et tegelikult investeeringuid on hakatud tegema. Ja sellel aastal on ka näha tegelikult, et Eesti näiteks Kaitseministeeriumi haldusala teeb muudatusi
selleks, et kaasata rohkem Eesti tööstust ja samamoodi näiteks, et kaasata ka meie startup kaitsetööstusvaldkonda. Et Kaitseväe juhatajale loodi hiljuti selline Tech Transformation keskus, kus siis tegelikult Kaitsevägi hakkabki katsetama uusi asju. Sest väga palju sellised vanad konventsionaalsed tehnoloogiad, mis on ka vajalikud, aga need laod on juba, või need tehas on juba ammu huugavad täie hooga ja järgmine kord, kui sa saad seda kaupa sealt kätte, on 4 aasta pärast. Aga meil on vaja kaitsta Eestit ja Baltikumi täna. Ja see on vaja hakata otsima alternatiivseid viise ja üks viis on ju pöörduda uute tehnoloogiate poole, vaadata, mis Ukrainas, mida nemad on leiutanud, mida Eestis saab nii-öelda leiutada ja teha ja siis katsetada ja siis kiirelt ka soetada. Et seda muutust on näha, me tööstuses seda kindlasti nagu väga tervitame ja kiidame, aga me peame siiski mainima, et see on jube aeglane. Ja see on aeglane mitte ainult meie tööstuse jaoks, et see on aeglane ka selle jaoks, kuidas Eestit kaitsta. Et me peame kiiremini liikuma. Ja üks eripära meie tööstuses on see, et meil on üks klient, see on riik. Et me ei saa midagi lattu toota, me ei ole IKEA. Et igaks juhuks toodame mingid lauad lattud, küll keegi tuleb ja ostab. Ei tule. Et meie sektor töötab ainult niimoodi, et riigid panevad tellimuse püsti, teevad hanke, ütlevad, nad tahavad 10 000 drooni või tahavad 100 droonitõrjesüsteemi või 1000 tanki või mis iganes see tellimus on ja siis firmad toodavad. Ja siis panevad ettevõtted tarneahelad püsti ja nad tagavad selle, et neid toodetakse siis aastaid, et on kvaliteet olemas, et on püsiv hooldus ja kõik see. Et see on võib-olla asi, mida alati ei saada aru ja iga sellise tehase püstipanemine võtab aega. Et see ei ole niimoodi, et täna tuleb riik, ütleb, et palun mulle 100 000 drooni ja siis me homme hakkame tootma. Ei ole, meil on vaja ehitada tootmisliinid, tootmised, rääkida läbi tarneahelaga, see kõik võtab aega ja ükski ettevõtja, võib-olla ükski on võib-olla valesõna, aga ei saa võtta niisugust riski, et kui poliitikud ütlevad, et we are very concerned, yes, we need to do something, we need to build up Europe, ja siis selle peale aastaga midagi juhtu. Et keegi ei hakka investeerima miljardeid. Sest kui me ehitame tehaseid, näiteks Lääne-Euroopas tahame ehitada võimekusi püsti, et miljardid investeeringud ja neid ei tehta nagu lihtsalt sõnade peale. Eestis ka ei osta keegi tehaseid või ei tee tehaseid keegi selle peale, et kuskil keegi ütleb, et meil on vaja Eestit kaitsta. See on meie sektori eripära. Tahtsin just küsida, et see nagu uute tehaste ja tootmisvõimekuste rajamine, et kas see pigem ongi, siis käibki kliendi järgi, et te vaatate, et kus on suuremad turud, suuremad kliendid ja see tootmine ei tule niivõrd Eestisse, vaid te vaatate selle järgi, et kus on võimalik müüa. No me ikka vaatame, loomulikult me teeme ka esimese tehase Eestisse, on ju, et siin on kodu lähedal, siin on meie talent, aga meie klientide hulgas, ma ei tea, 1,5% on Eesti riik, et praegu on väga vähe. Ja loomulikult meie sektor on algusest peale orienteeritud ekspordile. Me teame, et meil tanke ei ole Eesti või neid soomusmasinaid või niisugust tehnikat, mida Eesti ostab, et siis me ei saa sellega arvestada, aga meil toota on ikkagi kodu lähedal palju parem. Meil on talent siin ja me saame alati tulla Eestile appi, kui vaja, et me peame ka sellega arvestama. Aga kui me nüüd liigume edasi ja tahame kasvada ja maailma minna, siis vana reegel ütleb, et see peab olema kliendile lähedal. Ja kui näiteks suur Poola või veel suurem Saksamaa või veel suurem Prantsusmaa tahab midagi osta, et siit Eestis sinna vedada näiteks mingisuguseid treilereid või mingisugused muid suuri süsteeme on päris kulukas. Sa pead ka nendega veel kohalikus keeles rääkima, sest nad ei räägi sinuga eesti keeles. Ma nende kasvuvõimaluste kohta küsiks pärast veel, aga ma arvan, et lähme siit praegu edasi, et Kelly teie juurde, et teie riikliku suure energiafirma juhina, et kuidas teie näete meie praegust ärikeskkonda, mis on hästi halvasti ja mis on muutunud? Ja aitäh, et tere päevast kõigile. Alustaks võib-olla positiivse poole pealt, et võib-olla siin üks selline ühendliin on, et ega energeetika valdkonnas ka ju arengud on pikalt enne kui nendest päriselt midagi kasu on. Positiivse poole pealt võib-olla tõesti energiasektorist on siis see, et viimase 3 aasta jooksul on Baltikumi ja ka Eestisse taastuvenergia tootmisüksusi päriselt toodangusse tulnud oluliselt juurde. Kõige viimane suurem võib-olla selline edulugu on ikkagi olnud meie Sopi-Tootsi park, mis on hübriidpark, tuule- ja päikesepark koos, väga suure tootmismahuga aastas, 750 gigavatti
aastane toodang, et see on kõik positiivne pool. Täna me oleme teinud esimesed praktiliselt sammud ka sinna, et me ei räägi enam taastuvenergia toodangust, me räägime juba ka salvestuslahendustest. Meie enda Auvere suurim võrguühendustega salvesti on valmis, on juba ennast ära tõestanud. Loomulikult tagantjärgi tarkusena oleme ka oma majas analüüsinud, et kas oleks võinud veel suurema salvesti teha. Jah, vastus on jah. Nüüd kolmas samm siia juurde, et pikalt räägitud olukord, kus meil tegelikult keskkonda vähe saastuvad ja kiiresti käivitatavad juhitavad võimsused on tegelikult puudu. Et on olnud ka päris konkreetseid samme edasiliikumiseks gaasijaama teemal, et kui kõik läheb kenasti, siis 2028 on ju ka üsna lähedal, et need on nagu need positiivse poole pealt sellised arengud, et võib-olla mis energeetika valdkonnas üldse on olnud, et üks selline tähelepanek, millest võib-olla mis on nagu võib-olla juhtunud, millest edaspidi võiks hoiduda, on see äärmustesse minek. Et olles ka siis energeetika valdkonnaga, mitte küll siis ainult tootja ja müüjana kokku puutunud pikalt, et meil oli pikalt see põlevkivi usku maailm, siis sealt me tulime suure hurraaga välja ja läksime nagu täiesti teise äärmusesse, läksime siis kogu tuule ja päikese usu maailma, et võib-olla see õppetund ongi see, et ükski äärmus ei ole võib-olla hea, et see, kus me siis täna siin selle energeetika maailma ja tootmismaailma juures oleme, leida võimalikult ikkagi mitmekesist tootmisportfelli, mis hajutaks ka riske, et selles mõttes mul oli nagu Einari ja tema tiimikaaslase selliseid väga selgeid sõnavõtte hea kuulda, aitäh selle väga selge kommunikatsiooni eest, ka selles osas, et mis on siis erinevate osapoolte rollid kogu selle turu toimimise juures, et loomulikult klient on oluline, ilma kliendita meid ei oleks ju ka vaja, tootja on oluline, siis on mis siis kogu selle süsteemi operaatori roll on. Aga tõesti, et äärmustest me oleme nüüd ära käinud, et oleme põlevkivi tootmise äärmuses olnud, oleme tuule ja päikese äärmuses olnud, et tuleme sealt natuke äärmustest välja, vaatame seda pilti mitmekesisena, püüame hoida seda fookust, et see oleks mitmekesine. Nurinat ei tahaks teha, et üldiselt on ju asjad vaja siis liikuma saada. Ainuke soov oleks lihtsalt see, et need regulatsioonide nagu pikad vaated, et kõige olulisem on siis saada aru, et mis on see, mille järgi me seda elu tahame elada 10 aasta pärast. Et need investeeringud on päris mahukad, mida me teeme, investeeringute tasuvused on pikad, riskid on ka märkimisväärsed, et kõige olulisem ootus on jah, et millised regulatsioonid ja põhimõtted siis seda energeetika valdkonda 10 aasta pärast kõige rohkem siis nagu mõjutavad, need oleksid võimalikult selged ja hästi kommunikeeritud. Mis mul veel tegelikult korra hüppan Einari ettekande juurde tagasi, et jah, me hästi palju võrdleme ennast naabritega. Ja sealt väga hästi tuli välja, et mis on see elektri omahind ja siis kõikide muude kaasnevate tegurite kogumõju ja siis see palju, ongi, meie põhjanaabritel on ka palju eeliseid, norrakatel on hüdroenergia, soomlastel on ka tegelikult hüdrot, aga on ka tuult, nende tuuleenergia muidugi üks, siis tuuleolud on tõepoolest seal head, ka meil on seal Tolpanvaara tuulepark, aga seal on siis labade jäätumise nüanss, mis on päris suur siis tootmismahu segaja. Et igal pool on oma nüansid ja oma plussid ja miinused, et meie ülesanne praegu on ikkagi hoida seda, mis meil on, võib-olla üks põhimõte ka, et nägime ka veebruarikuus väga selgelt, et meie põlevkivijaamad Auveres on ikkagi äärmiselt tänuväärne vara, et ärme pane nagu selliseid äärmuslikke sõnumeid ühegi tootmisvara peale, et hoiame seda tootmisvarade mitmekesisust, sest igas olukorras on igal varal oma roll tegelikult. No siit ei kõlama ka seesama, et meil on vaja nagu mingit pikemat plaani, et mismoodi teha, et sama, et meil on energiamajanduse arengukava, mis siis on kehtiks ja mida ei tehtaks sageli ringi ja millel oleks kokku lepitud eesmärgid ja mõõdikud. Aga siis ühesõnaga selle kohta siis kirjutate ka alla, et kui meil see tulnud ettepanek, et mitte juhitava taastuvelektri osakaal seal 68%, et see tundub teile mõistlik? Seal seda protsenti peab nüüd siis veel arutlema, eks ole, aga selge on see, et
need hinnad, mis meil on tänasel aastal olnud võrreldes eelmise aastaga, need hinnad on igas kuus tegelikult olnud madalamad ja kui sellises mahus ei oleks olnud taastuvenergiat turul, siis seda ei oleks juhtunud. See on täiesti selge. Et kui suure mahuni me taastuvenergiat tahame ajada, on see 60-80, aga selge on see, et ilma taastuvenergia olemasoluta hindade alanemist kindlasti ei juhtu. Väga hea, aitäh. Aga lähme siit edasi Ahti teie juurde, et juhite väga suurt ja vahvat ettevõtet Jõgevamaal, mis on täpselt nii, nagu siin Rando Värnik oma ettekandes ütles, et tuleb teha segatootmist, et mitu asja koos. Et kuidas teie oma ettevõtte ja valdkonna kohta hindate, et mis siis meie ärikeskkonnas on hästi ja mis on võib-olla mitte nii hästi? No seal sees olles ei tundu viimased 3 aastat liiga toredad, et need väljakutsed on erinevad, mis tuleb vastu võtta ja neid olukordi lahendada jooksvalt, et selles mõttes üks asi on see, et üks oluline tegur, mida muudes valdkondades võib-olla natukene vähem, kuigi ka energiatootmises on oluline tegur ilm, siis põllumajandus on ilm üks määravamaid tegureid. Ja teatavasti ennustada ilma ette, mis on järgmine või ülejärgmine aasta, me ei saa, küll aga me saame valmistuda ootamatusteks. Aga ootamatusteks valmistamine on kapital. Ja kapital teatavasti maksab, eriti viimasel aastatel, et me tegime neid investeeringuid väga palju ära siin aastal 2018, 19, 20. Need ei ole veel kinni makstud ja põllumajas tootlus ei ole selline, et me suudaks kiiresti neid kinni maksta, et ehk see kapitali kulu närib meid ka ja närib tervet põllumajassektorit. Ja päris oluliselt. Ma korra küsin see kohe vahele, et kas võib olla see sama, et me oleme teinud mingid investeeringud juba ette ära, mida alles meie naabrid hakkavad tegema, et meil tegelikult tulevikus tekib tänu sellele teatud eelis? Jah, aga ma räägin praegu algtootmisest, et kui ma räägin algtootmise investeeringutest, siis algtootmise investeeringud põhiliselt on võitlemiseks siis ebasoodsat ilmaolude vastu. Sinna vastu tuleb panna raha, nii nagu kaitsetahte vastu tuleb panna raha, muidu on need ainult sõnad. Ja kui sa selle oled ära teinud, siis palud jumalat, et ilm oleks päris hea. Aga sellest tuleb raha välja käia. Ehk kõik see intressikulu kandub edasi toote omahinda ja toote omahind siis kujuneb turul. Turg on rahvusvaheline turg. Et selles mõttes me proovime niimoodi valmistuda siis nendeks klimaatilisteks muutusteks ja kui eelnevalt oli toodud siin Rando Värniku ettekandes ka sellised indeksid, mis olid energiaindeksid, siis ma väidan, et me omas ettevõttes oleme saanud küll energiakulusid alla viia. Oleme taastuvenergia lahendusi teinud, akupankasid teinud ja kütusekulud näiteks oleme alla viinud ikkagi hoopis teise tehnoloogiaga, et oleme tehnoloogiaid muutnud, mullaharimistehnoloogiaid ja kõike sellist asja, et selle tõttu neid indeksid on meid natukene vähe mõjutanud. Jah, energiahind on kõrgem, kütusehind on kõrge, aga me kulutame vähem. Ehk me oleme viinud oma tootmist ökonoomsemaks. Aga siit tulebki see retooriline küsimus, et nii nagu energiaga, et millist energiat te tahate 10 aasta pärast tarbida või millist toitu te tahate 10 aasta pärast süüa kõik, või 15 aasta pärast. Meie peame tegema ka oma plaane väga pikalt ette. Ja võib-olla, ütleme siis niimoodi, et kõige rohkem võib-olla häirib ja südamel on see asi, et me kõik räägime, et võib-olla, et vanasti oli kõik hea, et jah, võib-olla mitte päris vanasti kui nõukogude aeg, siis oli väga halb kõik, aga natukene on, ütleme natukene, päris palju on ikka see tunne viimasel ajal, et me teeme riigina otsuseid ilma mõjuhinnanguteta. Need otsused on üle pea kaela tehtud, vastavalt poliitilisele, ma ei ütleks isegi, et volitusele. Seda volitust väänatakse, seda valija mandaati väänatakse ja seda väänatakse nii, nagu parasjagu sobiv on. Ja probleem on ikkagi selles, et kui me teeme ilma mõjuhinnanguteta kiireid otsuseid algul ühtepidi, siis jälle tagasi, siis tegelikult me sellega väga palju halvendame seda ärikeskkonda ja investeeringu julgust. Ja tegelikult ega põllumajandus on üks asi, on see riigipoolne lahendused, on ta siis maamaksu tõusud ja kõik muud lahendused, mis tegelikult jõuavad lõpuks meie toodangu omahinda,
kui ka siis ilmastiku pool, mille vastu me peame ise valmistuma, ega seal ei ole vaja meil kellegi otsa vaadata, me ise oleme selle valdkonna nagu valinud. Et, ja mul on tunne, et kui 20 aastat tagasi inimesed, kes valiti, seisid riigi eest, siis nüüd nad seisavad oma erakonna eest. Ja alati riik ja erakond ei ole üks ja sama. Et reiting on olulisem kui riik. Ja see on meie jaoks probleem. See on ettevõtja jaoks probleem, see on rahva jaoks probleem ja see on tegelikult väga kahetsusväärne. No see oli päris tõsised sõnumid, aga ma küsiks siia veel selle energia hinna kohta, et ei saa küsimata jätta, et kas see on põllumajanduse, ütleme teie valdkonna jaoks meie tänane energia hind, kas see on meie konkurentsivõimet halvendav tegur siin regioonis? Ma kunagi tegin ka arvutusi selle kohta, mis on tööstuses energiakulude osakaal toodangu kogu väärtusest. See oli suurusjärk 2%, pisut vähem isegi selle energiakriisi tipphetkedel. Et kuidas see on teie sektoris? Ma väidan seda, et algtootmis, kui me eristame algtootmis, siis algtootmises energia on oluline selle tõttu, et oleks kättesaadav, ta oleks stabiilne ilma katkestusteta ja see oleks tagatud. See on see kulukomponent, kuna me oleme suutnud ikkagi viia energiakasutust allapoole, kulukomponent on seal oma hinnas nagu vähenenud. Et küll aga kõik muud kulud on tõusnud, ala tööjõukulud ja kõik muude süsteemide haldamise kulud, mida nimetame üldhalduskuludeks, mis on meile kõik peale pandud selleks, et me saaksime üldse toota. Et sellised probleemid on meil, aga ega need probleemid on igal pool, mitte ainult meil, et küsimus on pigem selles, et kas põllumajandus on siis sama vundamendi nurgakivi või see nurgakivi peal asuv kivi. Kumb ta siis on, paljud arvates on. Igaüks mõtleb, et tema on see põhiline nurgakivi, et aga meie sõltume samamoodi energiast, meie sõltume samamoodi tegelikult sellest, kuidas Eesti riiki kaitstakse, kuidas panustatakse Eesti riigi kaitsele, sest me ei saa kuskilt ära minna. Meil on laudad, meil on inimesed, meil on farmid, meil on maa, see on meie enda kätega üles ehitatud. Me ei saa siit kuskilt ära minna, et järelikult me jääme siia, järelikult meie jaoks on oluline, et riik süstiks ettevõtjatesse kindlust ja nendesse inimestesse, kes selles sektoris töötavad. Väga hea, aitäh. Esimene ring on meil tehtud, et probleemid on kirja pandud, et selleks, et aega siin optimaalselt kasutada, läheks kohe ka siis lahenduste juurde, et ma ei tea, et meil selle töögrupi üks ülesanne on ka esitada selliseid konkreetseid poliitika soovitusi või ettepanekuid, et mida siis saaks paremini teha. Et ma ei tea, paluksin teilt 2 konkreetset muudatust või reformi, et mida teeksite kõige esimesena, et Eesti ärikeskkond oleks paindlikum ja konkurentsivõimelisem. Et mis võiks olla 2 sellist olulist reformi muudatust. Ma ei tea, Jaanus, äkki alustame seekord teist. Okei. Et ma vaatan seda võib-olla, ma arvan, kui nüüd üldiselt vaadata, et siis ma arvan, et võiks kuidagi sellest bürokraatiat vähendada. Ja üks huvitav asi on, et me oleme nagu e-riik, me teeme asju e-riigiga, aga riigiasutustel ikkagi võtab näiteks vastamine 30 päeva aega. Sa esitad kõik dokumendid digitaalselt, kõik on tehtud, aga see periood on ikka kuni 30 päeva. Kuigi, ma ei tea, kui oma tööd teeme, siis saab kuidagi asjad nagu paari tunniga tehtud, võib-olla paar päeva, peab kedagi kooskõlastama midagi. Kohati tundub, et me oleme e-riik, aga kuidagi mõningad sellised protsessid on jäänud nagu sinna vanasse mitte e-riigi aega kinni. Ja kui vaadata, kui efektiivne kogu see digitaalne protsesside ja juhtimine saab olla, et siis tundub, et sealt on võib-olla kuskil natuke nagu kinni jäänud meil see teema. Ja sealt saab tegelikult väga palju bürokraatiat alla tuua. Teine asi on see, et kas me peame kõiki asju ikkagi täitma, mida Euroopa Liit nõuab. Ja kolmandaks, et äkki me saame ikkagi kuidagi seda automatiseerida. Et mul on põhimõtteliselt pool raamatupidajat, kes täidab ainult statistikale andmeid. Ja Eesti Pangale andmeid ja siis veel Maksuametile andmeid ja siis veel kuskile andmeid. Kuigi kõik peavad küsivad samu asju, et palju on naiste keskmine palk. Isikukoodist tuleb see välja ju. Selles mõttes, et nii edasi, et seal annab veel asju automatiseerida. See on nüüd väike näide. Kui me võtame nüüd meie sektorit, siis ma arvan, et me peaksime järgima teisi Euroopa Liidu liike, kes kaasavad oma tööstust ja kaitsevad seda rohkem.
Kui mujal riikides kaasatakse suurte süsteemide, suurte näiteks kaitsetööstussüsteemide soetamisel ja juurutamisel kohalikke partnereid, siis meie poliitikud ja ametnikud võiks seda ka julgelt välja öelda ja teha. Et ma näen seda nii-öelda soovi juba seal, esimesed initsiatiivid on tekkimas, aga me võime seda vabalt julgemalt teha, sest kõik teised niikuinii teevad. Ja me selles mõttes, me peame soodustama koostööd. See on oluline. Ja läbi selle tegelikult, kui me võtame nüüd majandusse seda, siis me investeerime järgmise perioodi jooksul 10 miljardit. See on nagu meie otsustada, kui palju sellest 10 miljardist läheb välja ja kui palju me teeme koos. Et kas 10 miljardist läheb välja 9,5 10 aasta jooksul või läheb välja 5. Ja kui palju me saame tegelikult koos teha asju kas Eestis või siis Eesti firmadega koostöös. Et meil on väga palju erinevaid NATO liikmeid, kellest võtta eeskuju, kuidas neid protsesse läbi viia. Ja meil on täna Eesti kaitsetöös arenenud ka nii kaugele, et on juba teemasid ja valdkondasid, kus me tegelikult saame ka olla suurtele Lääne-Euroopa kaitsefirmadele täiesti nagu arvestatavad partnerid mõnedes nii-öelda kitsastes valdkondades, kus see koostöö, mida me Eestis alustame, nad saavad tegelikult ka rakendada eksporditurgudel. Ma arvan, see on võib-olla niisugune 2 teemat, mida võiks võtta, et ma Ja väga hea, väga konkreetsed asjad, et kas või see bürokraatia vähendamise ettepanekud, et need lähevad jälle väga hästi kokku meie eksperdi kogu eelmise aasta ettepanekutega, et kus on ka, et on mingeid selliseid statistilisi kohustusi, mis on jäänud nagu kuidagi rutiinist, mida küsitakse edasi, aga mida võib-olla nii palju enam tegelikult ei kasutata, võib-olla saaks selle muul moel lihtsamalt või üldse siis ära jätta. Et selles mõttes igati päri. Nüüd on teised saanud pisut mõelda rohkem, et lähme siis Mart teie juurde, et mis on 2 ettepanekut või muudatust, mida teie teeksite kohe? No esimene ettepanek on see, et inimesed valimiskastide juures teeks õigeid otsuseid, aga see on nagu huumoriga. Aga teine, ütleme, oluline minu arvates on see, et riigil peaks olema, riigimehelik mõtlemine oleks see, et meil oleks olemas pikk vaade või pikk plaan, nagu ütlevad, eks ole, Eesti 200 kahjuks ei ole aru saanud, mis nende pikk plaan on. Ilmselt see tähendab seda, et see selgub pika aja pärast see plaan. Aga sellist plaani, et millist riiki me üldse suudaksime ülal pidada. On selge, et me oleme, rahvastik meil väheneb, iive on meil katastroofiline, aga samas kõik need teenused meil jätkuvad ja pigem isegi laiendatakse, sealt tuuakse Euroopast igalt poolt igasugust jaburusi siia juurde. Küll me tegeleme võrdõiguslikkusega, küll me tegeleme, ma ei tea, sookvootidega, igasuguste, andke andeks, selliste asjadega, mis tegelikult ei ole meil esmatähtsad. Et meil on esmatähtsalt on see, et me suudaksime oma riiki hallata, neid teenused, mis on olulised, see on, ma ei tea, haridus, eks ole, kõik sellised sotsiaalvaldkonnad, aga me peame vaatama, kas me oleme võimelised seda ülal pidama. Ja see, et me nüüd laename juurde raha kogu aeg ja sellega siis nagu kasvatame seda riigikassat ja nagu süstime, investeerime kogu aeg, no see ei ole jätkusuutlik, kõik saavad sellest aru, kuigi ütleme, laenata võib ka mõistlikult, sellepärast, et inflatsioon on nii meeletud, see sööb põhimõtteliselt selle laenu lõpuks ära. Aga see on number 1 asi ja teine asi on see, et see just nimelt ikkagi ka riigimehelikkus poliitikute juures, et iga enesest lugupidav erakond mõtleb välja mingi triki, kuidas endale hääli saada. Ja samas on see ka paratamatus, sellepärast, et muidu keegi ei vali, eks ole. Nii nagu ütles Kaja Kallas, et kui ma oleks ausalt kõik ära rääkinud, siis poleks keegi meid valinud, eks ole. Aga kui sa juba oled võimul, siis võiks võtta laua taha kõik jõud, mitte see, et nüüd on opositsioon, koalitsioon. Ja vähemalt kui seal koalitsioonis räägitakse ühte juttu, aga opositsioon on meeletut vaeva, ööistungitel istusime, rääkisime nende samadel energiateemadel, et me tapame enda konkurentsivõime ära, kui me teeme selliseid rumalaid otsuseid. Siis täna me 2,5 aasta pärast oleme nüüd jõudnud siia, et lõpuks hakatakse kuulama ka eksperte, mitte poliitikuid, aga eksperte ja täna siin juba, eks ole, Einar Kisel ja tegelikult on ju Teaduste Akadeemia ekspertkogu teinud ammu juba ennem sellise plaani, eks ole, kuidas Eestis energiat peaks arendama. Keegi kuula, selle peale ütleb, eks ole, meie rahandusminister Jürgen Ligi ütles infotunnis, kui ma küsisime, siis ütles, et need nõukaaegsed vanamehed, eks ole. Et võt see on see küsimus. Me peaksime
kuulama eksperte, tegema otsuseid selliseid, mis on ka pika vaatega, aru saamas, kuhu me liigume, mitte nii nagu tehakse Rail Balticut, et tehti hurraa korras, meil on hirmsasti seda vaja. Täna me istume nüüd selle portsu otsas, et me ei tea esiteks, kui kaugele ta jõuab, kas ta jõuab Häädemeesteni või jõuab kaugemale. Täna oli isegi ettepanek EKRE poolt, et see kinni panna. Aga selle asemel, et võib-olla vaid kindlasti peaks 3 Balti riiki võtma selle projekti omavahel kokku leppima, et lähme siis Euroopa Liitu või nii-öelda, me oleme ise ka osa Euroopa Liidust, aga sinna kuskile komisjoni juurde, teeme asja selgeks, kas meil on rahastus või ei ole rahastus ja võib-olla tulebki konserveerida või ära lõpetada. Aga selliseid mõistlikke riigimehelikke otsuseid on vaja teha. See on number 1 asi. Nii et tegelikult see kontingent, kes siia sellesse samma majja jõuavad, siin on palju toredad inimesed, koridoris me räägime omavahel, väga lõbus on rääkida. Aga need otsused ei saa olla karjamentaliteedil, et mingi 2-3 inimest kuskil otsustavad, mõtlevad välja, et meretuulepargid on lahedad, Euroopa Liidust saame raha, siis poogime sinna juurde igasuguseid kasulikke asju, kui taastuv energia, kui roheline see kõik on. Aga lõpuks, nagu siin eelpool kõneleja ütles, et me liigume ühest äärmusest teise, eks ole. Okei, ühesõnaga, et rohkem riigimehelikust, rohkem ekspertide kuulamist ja ma arvan, et see prioriteetide muutmine, et tegelikult see on kahtlemata oluline teema, et kas või vaatame praegu Euroopa Liidu uue perioodi eelarve läbirääkimisi ja arutelusid, et seal on ka väga selged sellised nagu nice to have tüüpi asju on nagu vähemaks võetud ja rohkem fookus sellele, et ongi konkurentsivõime ja kaitsevõime tugevdamine, sellised märksõnad käivad läbi, et nende fookuste seadmine erinevates ajahetkedes, et see kahtlemata on tähtis. Veel täpsustan nii palju ka, et ja ka vigu tuleb osata tunnistada, mida kunagi poliitikud ei tee, esiteks, ja teiseks, et ka vastutus peab olema. Minu arvates peaks ka poliitikutel vastutus olema, et selle võiks lausa riiklikult sisse viia, kui sa oled mingi lollusega hakkama saanud, siis sa enam ei juhi seda riiki, mitte et sa tuled jälle, kas sa lähed selle erakonna või järgmise erakonna, 3. erakonnaga ja räägid uut mulli, mind hämmastab kõige rohkem see, kuidas poliitikud liiguvad ühest äärmusest teise. Aga vasakul ma pean vist korraks katkestama, vaatan kella vahepeal, et meil aeg läheb päris hoolega, et saame teistele ka veel sõna anda. Kelly, lähme teie juurde. Aitäh, et ma selles mõttes ikkagi, kui 2 välja tuua, ma jään ikkagi siis selle tegevusvaldkonna juurde, et esimene on ikkagi seotud meie tootmisportfelli mitmekesistamisega, et see on oluline julgeoleku ja ühiskonna ja kõikide teemade jaoks. Ja siin on nüüd siis sama valdkonna etteaimatavus ja planeerimise võimekus, et millele see siis tugineb, et võib-olla ei ole nüüd hea näide, aga siin on ka erinevaid seisukohti olnud. Ma toon siis ühe näite ikkagi Leedu meretuule oksjoni osas, kus siis riik on ikkagi võtnud selle julguse ja öelnud välja selle mehhanismi siis põhimõtteliselt CFD mudelina, kus on siis hinnavahe, mis annab siis kindlustunde nii sellele arendajale kui ka riigile, et kumba pidi läheb, vastastikku lepitakse kokku, et vahed kaetakse, et sellised kokkulepped kindlasti aitavad kaasa nüüd nende uute tootmisvõimekuste turule lisandumisel. See on üks pool, et natuke selgus selles osas, et investeeringud on pikad ja see on kellegi päris raha, mis seal investeeringute all on. Ja teine pool on ikkagi seotud meie suurklientidega, et selle viimase 4 aasta jooksul on ikkagi meie suurklientid väga keerulistest teekondadest läbi käinud, et 2022 august olid ikkagi sellised rekordhinnad augustikuu sees, et energiakriisi olukorras oli ka päriselt klientidel energia defitsiidi hirm. Selle järgnes nüüd see sõda, mis on väga paljude klientidega tarneaheid rikkunud. Sellised ikkagi kaalutletud otsuste alusel kas või siis konkreetseteks tähtaegadeks anda mingisuguseid leevendusmeetmeid meie suurettevõtetele, kes on energiamahukad, et see majanduse ikkagi see alustala, mis on ettevõtlus, jääks toimima. Et see on nagu teine väga selge koht, kus tuleb arutleda nende võimaluste üle, aga päriselt ka ära midagi otsustada. Üks näide, mida on räägitud loomulikult, on siis võrgutasude teema, kas seal saab mingi kompromisse teha, kas saab taastuvenergia tariifi vähendada nendel suurklientidel, kes juba tarbivad rohelist elektrit, et neid valikuid on seal mitmeid tegelikult.
et tegelikult te seda ettepanekut kuidagi erinevaid neid tasusid diferentseerida, te pigem toetate. Ikka. See tundub teile mõistlik. Jah. Väga hea, aitäh. Lähme edasi. Mis on teie 2 suurt ettepanekut? No väga suurt 2 ettepanekut või 3 on ära öeldud. Et tegelikult sinna saab ainult kaitsevaldkonda energia ette saab panna põllumajanduse ja kõik muu tekst võib samaks jätta. et selle mõttes ei ole ju vahet, aga võib-olla paar asja siin veel. Hästi palju räägitakse lisandväärtusest, põllumajanduse lisandväärtusest. Et mäletan isegi Kasparoja kunagi selgitas erinevaid lisandväärtusi sektorite lõikes ja seal põllumajanduses tuli välja suhteliselt madal lisandväärtus, et isegi põlevkivitööstus oli nagu suurema lisandväärtusega, et tegelikult on selle ühe sama nööri 2 otsa, et kui me vaatame põllumajandust, siis põllumajandus annab tegelikult Eestis väga palju lisandväärtust, kui me vaatame, et millest me mida toodame. Ehk reaalselt me teeme sitast saia. Okei, me päris saia ei tee, me toodame selle toorme, millest tehakse saia. Ja sellega peaks see asi piirduma, et me teeme algpõllumajanduse liiga, kui me ütleme, et no te olete ju mingisugust matsid, et te toodate ainult ju vilja ja viite laevadega välja, te toodate ainult ju piima ja viite Leetu, te toodate sealiha ja no mis sellest saab? Sellest saab šašlõkk, mida me jaanipäeva sööme ja rohkem lisandväärtust ei suudagi toota. Et te võiksite küsida enda ja vaadata peeglist ennast ise, et millised on lugupeetud teadlased, millised need väljundid on põllumajandusel rohkem lisandväärtust toota. Kui me toodame sellest samast rohust, sellest samast teraviljast, toodame loomaliha, toodame piima, toodame tooret Eesti toiduainete tööstusele, osa sellest läheb ka Lätti, Toobelesse, toodetakse makarone igast ja pastat, mida me peaksime veel siis tegema? Me ei suuda kulda valuda sellest välja, bitcoin'e teha sellest, läbi mingite asjade. Meie teeme oma asja ära, anname selle kvaliteetse toorme piisavas mahus üles toiduainete tööstustele. Ja toiduainete tööstuses luuakse siis täiendav lisandväärtus. Nüüd, kui palju seal luuakse seda lisandväärtust, sõltub selle ettevõtja taibukusest, turgudest, müügioskusest ja võimekusest murda läbi rahvusvahelisest sellisest piirangutest, mitte keegi kuskil meid ei oota. Me saame sinna ainult mahuga, kvaliteediga ja odava hinnaga. Et ärme loome endale illusioone, et kui me paneme mustika nüüd väikses pakkidesse ja müüme turu peale, et siis see ongi lisandväärtus. Jah, see on lisandväärtus selle väikse ettevõtte jaoks, mis on regionaalselt väga oluline. Eesti majandust aitab ainult see, kui me loome midagi tõeliselt suurt ja suudame seda teha. Ja me saame seda teha nendes oludes, nendes klimaatilistes oludes, kus me siin oleme. Seda sama maa peal, mida me kaitseme. Ehk tegelikult me ei saa banaani toota, illusioon on see, et me võiksime kuidagi Poola õuntega konkureerida, hinna poolest me kuidagi moodi ei saa konkureerida sellega. Teravilla me toodame, kindlasti meie hind on kallim kui Ukrainal, kes tulevikus Euroopa Liitu, ma loodan, saab. Järelikult me peaksime tegema, kontsentreeruma oma mõtte sellele, et mida me siis saame nendest paremini teha. Ega ajalooliselt on Eestis olemas, et tegelikult kui me vaatame tänast ilma ja vaatame siin tükk aega tagasi, siis piimatootmisel me oleme ikkagi päris tugevad tegijad algtootmises, kus me ei ole tugevad tegijad, on piimatööstuse edasiväärindamises. Sellepärast see piim lähebki Leetu, sest seal on tööstused. Ehk õigel ajal tehti riigi poolt otsused, investeeriti, kasutati piisavalt vahendeid, investeeriti tööstusse ja nüüd hakkab seal algtootmine ka järgi tulema. Aga nii kaua nad ostavad selle odava piima meie käest siit. Järelikult mingid vajalikud otsused on meil õigel ajal tegemata jäetud, et me oleme sellises olukorras. Aga ma küsin siis nii, et see on nagu üsna hästi teada, et me põllumajandusesse tootmises, põllumajandustoodete tootmises me oleme üsna head, et päris kõrge lisandväärtusega ja päris efektiivselt toodame. Aga just see nagu king pigistab seal järgmisel astmel seesama see toidutootmise koht, et kas see on üldse lahenduv ülesanne, et kas on näha, et see kunagi muutub või ongi nii, et me jäämegi iga 3. piimaliitrit Leetu viima? Ei, ma arvan, see on lahendatav muidugi. Näljane tuleb olla. Aga näljane tuleb olla selles mõttes, tuleb olla auahne ja näljane ja ambitsioonikas. Ambitsioonidest on puudu tegelikult. Ambitsioonidest on puudu ja ambitsioone pärsib tegelikult seesama, ütleme, siis selline riigi selline killustatus mõtlemisel ja suundane näitamisel ja see on tegelikult ülipärssiv tegur. Et
ühesõnaga, vaadake meid, me kakleme, on ju, ja selle asemel, et ühiselt diskuteerida ja leida suunad, kuhu poole riik peaks suunduma. Enne kakeldakse selle üle, kes kui palju raha saab, mitte selle üle, kuidas seda raha teenida. Ühesõnaga sõnum selge, et ambitsiooni on rohkem vaja ja siis tekivad kõik muud võimalused ka. Nii, aga Mardile üks kommentaar ja siis pakume saalile. Ma tahtsin lisada siia sama põllumajanduse juurde, et tegelikult sellist turu solkimist ja siis nende ametkondade vastutöötamist võiks vähem olla. Esiteks põllumajanduses toon ka näite, et kui Maag lihatööstus ostis ära Rakvere lihatööstuse, siis oli tohutu arutelu vähemalt pool aastat, kuidas selle koondumisel, et ei tekiks liigset monopoolset ettevõtet, kusjuures siin ei vaadata millegi pärast, et Euroopa Liit on, vaid just Eestit. Väga tere tulnud, et las keegi leedukas või keegi või poolakas ostab selle ära. See on üks ehe näide sellest, kuidas üks ametnik ja ametkond võib tegelikult rikkuda tegelikult meie endi ettevõtlust. Ja teine asi, mis on turu solkimine, on see, et see sama taastuvenergia tootmine praegu subsiidiumide najal ja öeldes, et see on hästi odav, jah, ta on odav. Sellepärast, et meil on CO2 kvoodid, eks ole. Et okei, see on seotud nüüd Euroopa Liidu hullusega ja maailma vahepealse hullusega, aga juba Euroopa Liidus hakkab see ka üle minema, nii et seda kõike peaks jälgima, et see on väga oluline. Ma tahtsin positiivselt ka midagi öelda. Ma rääkisin ainult negatiivsest. Jah, lisapositiivne ka. Positiivne on see, et kui küsimusele, kas see on lõpp, tuleb vastata, ei, see ei ole lõpp. See ongi positiivne. Okay. Tuleb vormis püsida. Selle juures on ainult hea, et kus filmist see pärit on. Aga ma vaatan vahepeal saalis ka ringi, et kas on tekkinud saalis mõni küsimus meie lugupeetud vestlusringi osalistele. Tundub, et teal on, jah. Kas saab ühe mikrofoni ka sinna poole? Suur tänu ja kasutan juhust, et saan sellisel moel küsida. Ma tegelikult sellest Mardi viimasest kommentaarist ajendatuna, et on ametnikud, kes ajavad justkui mingit teist asja võrreldes sellega, mida me siin kõik kuulsime, et teatud selliseid olulisi, ütleme, Eesti strateegilisi huve ja sektoreid, sektor on jälle see sõna, mille eest ma pragada sain eelmises vestlusringis, aga et põhimõtteliselt ikkagi, et meil on mingid huvid, arendada teatud väärtusahelaid koha peal, tugevdada kohapealset tootmist, seesama piimatöötlemise näide näiteks, aga et ega meie ametnikele ju tihtipeale ei ole tegelikult ju sellist lähteülesannet antud. Et see on see väide, mida ma julgen väita, olles kunagi EAS-is töötanud, kuigi ma täna hommikul oli väga tore kuulda, et tegelikult ka selles EAS-is või nüüd see nimega EIS-is see mõtteviis on muutumas, aga et lihtsalt meil on see tohutu pärand nende erinevate võrdse kohtlemise meetmetega, mis meil ju on, et meil on hästi võrdne kohtlemine ja mis on ka jällegi teisest küljest ju põhjendatud, on ju, kes meist siis seda ei mõistaks, et tuleb võrdselt kohelda. Ja meil on terve hulk meetmeid sellel põhimõttel üles ehitatud ja nüüd siis see ülesanne, et hakkame nüüd kuidagi siis või mitte nüüd, eks on ka varem tajutud, aga nüüd on see surve tugevamaks läinud, me peaksime siis seda siseriiklikku väärtusahelat kasvatama erinevates teemades. Ega ei ole tegelikult seda head lähteülesannet antud ja teiseks ka, et kuidas me siis seda teeme, kes mida teeb, et see töö organiseerimine on ka veel miski, milleni me peame alles jõudma. Kui keegi tahab seda ümber lükata, siis see on teretulnud. Ja, et ühesõnaga, et sa viitad sellele, et meil ei ole lähteülesannet ja teiselt poolt ka see võib-olla koordineeritus, et on erinevad asutused, mis tegelevad küll selle lähteülesandega, igaüks natuke oma nurga alt, et see ei saa nagu kokku. See on väga hea näide, näiteks selle sama kaitsetööstuspargi ehitamisega. Et kõik me saame aru, et seda on vaja. Me saame kõik aru, et seda on kiiresti vaja. Ja näiteks sellegi poolest me käime läbi kõik rahuaja protsessid. Kui sõda Ukrainas ei oleks, siis me ütleksime, et me oleme teinud ülihead tööd. See juhtus nii kiiresti. Kui me võtame olukorras, et Euroopas on sõda, siis me peame tõdema, et see oli väga aeglane. See nüüd on tehtud, mingid protsessid käivad, ses mõttes see on väga hea, et see juhtus, aga kuskil kellelgi ei olnud julgust liikuda kiiresti ja teha otsuseid. Et ma võtan selle riski, me teeme need asjad ära
ja leppida kokku oma vahel. See pidi ju ka olema mitme erineva asutuse vaheline kokkulepe, et see ei ole nagu üks inimene otsustab või üks poliitik otsustab või üks erakond otsustab, et see on ikkagi selline laiapõhjalisem ja seda kuidagi nagu ei olnud või ei tule. Ja see ju tegelikult, ma saan aru, on olnud ka natuke energeetikas kinni ja mõne peal mujal, et eks seda tuleb siis kuidagi pidi murda. Et näiteks, kui ma toon näite, kuidas täna üks Taani neid asju ehitab, see jõuks kuskilt meediast ka läbi, et seal tuldigi kokku, pandi inimeste ühte ruumi, asutused öeldi, et me teeme ära selle 2 aasta asemel 3 kuud. Ja siis tuli maha, kuidas seda teha. Niimoodi, et ma ei tea, seadused otseselt rikuta, kuidas me saame asjad korda teha ja nii edasi, et vahest tuleb selliseid asju teha ja minu soovitus on, et niisugustes väga kriitilistes ja olulistes valdkondades, et tuleme sinna laua taha kokku, arutame need asjad läbi, lepime kokku ja viime ellu. Et seda saab teha. Järjekorras, et Mart esimene, siis Ahti Jäägili. Ei, palun, ma olen daamil ikka. Ma võib-olla pigem tooksin siia selle positiivse näite, et üldiselt on niimoodi, et sellise keerulised olukorrad ja kriisid panevad inimesi ikkagi liikuma ja panevad koostööd tegema. Et ega energeetikasektoris ka need võib-olla sellised põhimõttelised otsused, mis me oleme saanud ka siin gaasijaama teemal, kõik see, mis on nüüd desünkroniseerimise protsessis juhtunud, kõik see, mis on Ukraina sõnaga seoses juhtunud, meie enda julgeoleku teemad, meie siis taristute osas, et see tegelikult on pigem toonud erinevaid osapooli oma nii-öelda sellisest kabinettidest välja ja pannud inimesi arutlema ja oleme jõudnud ka väga oluliste otsusteni, et ma pigem ütlen seda, et on olnud ka positiivsed näiteid, sest et see valu, mis me saame vastasel juhul, kui me seda koostööd ei tee, puudutab kõiki meid isiklikult ja meie perekondasid ja kindlasti meie ettevõtlust. Et selle poole pealt ikkagi ma ütleksin, ma arvan, energeetika valdkonnast pigem viimase aasta sellised väljakutsed on teatud inimeste eestvedamise jõul loomulikult on pannud erinevad osapooli rohkem koostööd tegema, et meil aeg jookseb, et me sideteemast ei räägi, seal on kindlasti kohti, kus võiks paremini koostööd teha. Aga anname sõna järje edasi. Siin oli Martil ennem ja siis oli Ahti. Ja, aitäh. Tegelikult ehe näide on tegelikult metsanduse ja ütleme, ja Eestis tuleb teha seda, mis meil on, eks ole, põllumajandust me saame teha, aga meil on ka väga tugev metsandussektor. Ja see, kuidas riik ja ütleme just need poliitikud, kuna väga, kõik inimesed ju teavad, et kuidas puu on igal pool ja kuidas seda kallistada, kuidas kõik teavad, et kõik varastavad puid ja kõik ebaseaduslikult raiutakse, eks ole. Aga mina nüüd ka usaldan ikkagi Maaülikooli teadlasi, kes on sellega tegelenud juba siis üle 100 aasta tegelikult ja meil on Järvseljal tegelikult olemas kõik need katselapid ja kui on ürgmets ja mis siis juhtub sellega. Tegelikult see on väga hästi läbi töötatud ala Eestis, aga ajakirjandus kaasa arvatud kogu aeg kütab üles kirgi ja sellest siis ka neid inimesi üles, eks ole, kes tegelikult ju reaalselt mitte midagi ei tea selle. Ja nüüd sellest lähtuvalt teevad poliitikuid selliseid otsuseid. Et meil ongi niimoodi, et meil on näiteks üks ettevõtja tegi oma tehaseks sulle Lätti selle asemel, sellepärast et seal ei ole niisuguseid rumalaid otsuseid. Et on tegelikult ametkonnas väga palju kinni ja need samad ministeeriumid juhivad tegelikult väga paljuski ka juba poliitikat, rohkem kui poliitikud. Seal on, meil on ju niisuguse nimega ministeerium, nagu kliimaministeerium, mis tegeleb näiteks lennundusega. Et ma räägin, et see on üks asi, mida ma ütlen, mida kindlasti peab muutma. Aitäh, nii, Ahti. Ja, et kaitsetööstuse valdkonnas tahtsin öelda, et ega enesekiitus on tore asi küll, aga veel parem on seda, kui mitte ise ei kiida ennast, vaid sind kiidavad kliendid, sind kiidab vaenlane, et kui palju oled sa saavutanud, et ma ei taha sind rünnata, et see on palju toredam ja tegelikult selle enesekiituse ütleme ohvriks võib langeda väga kergesti, et meil on kõik hästi ja piisab pilku heita siis kas või naaberriikidele või kuskile kaugemale, siis me näeme, kus olukorras me tegelikult oleme. Kui me vaatame põllumajanduse olukorda, siis täpselt nii ongi, et meie olukord ei ole kiita, võtame selle sama sõna sektor jälle, et põllumajandus koosneb ju on mitme jalaga taburet, et piimandussektoris on tegelikult suhteliselt hästi meil, kõik taimekasvatussektoris on 3 aasta juba väga halb ja seakasvatussektoris on meil kõige halvem. Ja probleem on see, et samamoodi see sama aeglus. Me ei suuda kohaneda ootamatustega.
et kui me arvame, et see sakk oli ootamatus, siis tegelikult ei olnud ootamatus, see oli häda, mis hüüdis tulles, aga me jätsime selle tähelepanuta ja samamoodi me jätame tähelepanuta, ma ei tea, kiskjate arvukuse ja kui mõni seeniline ära süüakse või ära rapitakse, siis alles me uimerdame ja läheme püssiga metsa ja saame 2 karvaluba. Et meil käib kõik nagu järgi, aga me peaks olema sündmuste ees olema, mitte sündmustele järgi reageerima. Et see on hästi oluline, aga sellele on ka konkreetne põhjendus. Need inimesed, kes vastutavad selle asja eest, neid ei tunneta oma nahal neid probleeme. Ja see hakkabki samast kogemusest ja nendest asjadest pihta. Väga hea, aitäh. Meil on aeg on küll täis tiksunud, ma 2 minutit võtaks veel, et ma loeks kõigepealt ette ühe küsimuse, mis meil on veebi laekunud, et siin juhitakse tähelepanu, et võib märgata huvitavat paradoksi, kõik ettevõtjad rõhutavad vajadust teha pikki plaane ette, aga samal ajal kritiseeritakse, kui teised osapooled, näiteks Euroopa Liit, tegutsevad aeglaselt. Kas avalik sektor ei saa endale lubada asjade läbimõtlemist ja analüüsimist? Et mida sellele vastate, et kas võib olla nii, et need tingimata ei ole vastandlikud eesmärgid? Ei, need kindlasti ei ole. Mis mõttes, et pika plaani saab teha, et siis hakata otsustama ja läbi arutada ja ette vaadata, et ega kui meil on siht, et me tahame suurendada näiteks lisandväärtust või kasvatada majandust, et see ongi nagu pikk plaan ja siis hakata vaatama, kuidas me teeme seda. Aga samas, kui arutada midagi 5 aastat, siis elu läheb eest ära. Nii, ja siis viimane asi, mis ma tahtsin küsida, et kuna meil on tegelikult selle vestlusringi käigus, ma väga tänan, me saime ettepanekuid ka järgmise aasta raporti uurimisteemadeks. Ma tahaksin veel küsida, et kuidas te näete, et kas maksustruktuuri ülevaatamine on vajalik teema, mida uurida või on niimoodi, et meil piisab ainult sellistest väiksematest muudatustest või peaks selle võtma ette põhjalikumalt? Kas ettevõtluse mõttes meie maksustruktuur vajaks lähemat uurimist? Mitte ainult maksustruktuur, vaid üleüldse ka kulud, eks ole, millega riik, ma ennem ütlesin, millega riik üldse saab hakkama, et see peab omavahel täiesti korrelatsioonis. Loomulikult, kui ettevõtja saab aru ja iga inimene saab aru sellest, et on oluline riigikaitsesse raha panna, mingi summa, siis tõmmatakse seda püksirihma koomale, aga eestlane on üldse selline, et kui ükskõik mis maksud või asjad tulevad, nad natuke omavahel kodus seal kiruvad, on ju, Prantsusmaal oleks maha põletatud pool linna mingi 2 sendi kütuse tõstmise peale, siis meil selle asemel inimene võtab teise töökoha juurde, tõmbab püksirihma koomale ja paneb jälle edasi. Nii et tegelikult seda just nimelt tulebki läbi mõelda. Kindlasti on vaja seda teha. Nii, aga ma rohkem tõesti ei saa teie aega kuritarvitada. Ma väga tänan nende mõtete eest, saime tõesti väga väärtuslikku sisendit meie järgmise aasta töö jaoks. Ma loodan, et ka kuulajatel oli huvitav. Aitäh teile. Ja kui sobib, siis palun jääme 1 minutiks veel, et võtab kokku meie tänase päeva.